Suvel suureneb Narva piiripunktis piiriületajate arv märgatavalt. Kui muidu on siin hommikuti järjekorras ligikaudu 100 inimest, siis möödunud nädalavahetusel oli piiripunkti avamise hetkel Peetri platsil juba üle 200 inimese. 15. juunist lühendatakse aga piiripunkti tööaega veelgi. Hetkel on Narva piiripunkt avatud kella 7 hommikul kella 11 öösel. Alates 15. juunist suletakse piiripunkt kell 7 õhtul. Siseminister Igor Taro sõnul on see vajalik selleks, et piirivalve napp ressurss ümber suunata. Möödunud aasta lõpus tuli Vene piirivalve mööda Vasknarva muuli ebaseaduslikult meie territooriumile ning Taro sõnul võetakse Narva jääl regulaarselt piirivalve alustega, ka ohtlikke manöövreid ning tungitakse meie poolele. Seetõttu on ainus variant piiripunkti tööaega lühendada. Kui meil piiri valvamises, piiri kaitsmises on olukord pingelisem, on sinna rohkem ressurssi vaja, siis on väga loogiline, et me piiri ületamise teenusesse nii palju ressurssi ei pane, et tõstame seda ümber. Ilmselgelt me näeme, et teine pool ei ole valmis oma käitumist kuidagi korrigeerima, mis tähendab meie jaoks vajadust olla tähelepanelikum, panna sinna rohkem jõudu, rohkem silmapaare välja. Narvas ületab suvekuudel piiri ühes päevas 1500 kuni 2000 inimest. Narva piiripunkti juhi sõnul tööaja lühendamine piiripunkti tööd suures pildis ei mõjuta. See tähendab, et kontroll nii PPA kui Maksu- ja Tolliameti vaates kuidagi ei vähene. Küll aga toob see kaasa selle, et suurem hulk inimesi ei pruugi päeva jooksul piirilt üle saada. Kuna juba suveperiood on pihta hakanud, siis piiriületajate arv iseenesest on palju suurem, kes tahavad piiri ületada. Ehk siis viimased nädalad on juba igal hommikul kuskil 200 pluss inimest olnud juba järjekorras. Enamus aegadel inimesed pääsevad kõik üle piiri, viimasel nädalavahetusel jäid inimesed ka juba ukse taha. Hetkel on kell 3:30 ja need inimesed, kes on seal järjekorra alguses, ütlesid meile, et nad on oodanud siin kella 6 hommikul saati. Hetkel on järjekord sinna Peetri platsi lõpuni välja ja arvatakse, et need inimesed, kes seal lõpus on, enam täna öösel üle ei saa. Piiri ületajates tekitab 15. juunist jõustuv muudatus mõistagi kõvasti trotsi. Вот этот репортаж надо послать там, не знаю, куда, ООН, по правам человека. Вот где нарушаются права человека. Или вы так не считаете? Тут нету русских. Вы ненавидите русских, я согласен. Что-то такое не то. Но тут нет русских. Тут все люди с европейскими паспортами. Все, это просто катастрофа. Очередь будет до Таллина стоять. Как-то надо, чтобы побольше людей дали. Они говорят, нет работников. А у нас 40 тысяч в Таллине, или сейчас меньше стало, 40 тысяч безработных. Как это нет работы? Смех в аптеке. Я не очень часто. Я только второй раз за 4 года здесь прохожу. Раньше на машине проезжал. Мое мнение отрицательное. Да, я, как и все, я думаю, не очень довольны таким отношением к людям. Конечно, печально, но это не нам решать. Поездка – наш выбор, наше решение, поэтому я считаю, это их право, конечно. Найдем какой-нибудь другой выход. Поедем подороже через Турцию, через Кавказские страны. Или через Норвегию можно поехать. Или через Койдула ходит автобус. Будем ездить через Псков. Мы с Латвии. Narva volikogu liige Mihhail Panšin jagas sotsiaalmeedias oma arvamust, et piiriületusel tuleks kehtestada erireeglid neile, kes Venemaal õpivad ja töötavad või oma haigeid sugulasi külastavad. Taro sõnul ei ole see võimalik. Seda, et teha Narva elanikele eraldi järjekord, seda meie õigusruum lihtsalt, kogu Schengeni reeglistik lihtsalt ei näe seda ette. Et on küll võimalik võib-olla kehtestada mingid täiendavaid piiranguid, näiteks kui me keelaksime ära kohvritega käimise seal täiesti niimoodi, et võib tulla ainult 2 kätt taskus ja siis tõenäoliselt kasutaksid seda piiripunkti ainult tõesti need, kes lähevad korraks surnuaeda teisele poole või korraks mõnda sugulast vaatama. Siseministri sõnul on ta valmis selliseid lahendusi kohalike poliitikutega arutama. Küll aga pole tema hinnangul argument see, et suured massid jäävad piiripunkti tööaja lühendamise tõttu ööseks Peetri platsile. See on Taro sõnul inimeste vaba valik. Ma küsiks niimoodi, et kuivõrd mõistlik on praegu Venemaal reisida. See on täiesti ebamõistlik tegevus, mida inimesed teevad. Venemaal reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venemaa kodanikele, kes elavad väljaspool Eestit. Kindlasti peaks arvestama sellega, et kõik kindlasti üle piiri ei pruugi pääseda samal päeval, ehk siis juba arvestama. Kas siis vaatame endale, kus oleks võimalik Narva linnas ööbida, sest linnas Peetri platsil lageda taeval ei ole see just kõige mugavam.
Narva piiripunkti lühendatud tööaeg on kehtestatud esialgu 15. augustini. Taro sõnul on aga tõenäoline, et muudatus jääb paika aastateks, kui just Venemaa end üleöö ei muuda.